See riiul, mis tõi sulle TikTokis vaatamisi nii palju. See kuulus riiul, tänu millele kõik mehed, Eesti mehed said siin sõimata lolliks. Seda me ei jäta maha. Loll bimbo, kes ei oska riiuleid kokku panna. See on siiamaani vittune. At least it works. Aus viga. Elus juhtub asju. Meie uus sadularuum. Niimoodi lähebki Perilas lihtsalt. Hoiame autos asju. Meil on teist autot ka vaja lihtsalt. See on nagu next level on niisama vaata out of the car living. Aga sul on veel nagu sellised next level nagu autos elamine, kus sa hoiad oma nagu, elad koos hobustega autos. Nüüd käib ja särab siin tema ja ühtegi kasti veel tõstnud. Ei. Ma tõstsin selle ühe kasti ja siis Liisa ütles, et seda ei tohi tõsta, see peab siia jääma, sest see on Aitama. Aga jah. Lähme paneme riiulit täis. Riiulit täis indeed. Mis selle sees on üldse? Kaitsed ja mingid rügisõvad ja... Kõigi pah. Jah, meil on siin veel selline nurk kõik. Nii et jah. No nii. Kõik täis. Raudselt need ülemised lendavad nahku kuskil. Ära sõnu ära. Seda on nüüd nii veider siit vaata. Kuidas see enne kõik asju täis oli. Kui viisime siit oma mingi pahna ära, seal olid enamasti mingid tekid ja selline muu stuff, kõik söögiasjad jäid praegu veel alles. Krügi. Ja siit ka natukene riiuleid ja asju. Ja nüüd me viime kõik mulle koju nüüd mingi päev. Ja siis me hakkame kodus veel kõike sorteerima. Mingid asjad ehk loodetavasti saab maha müüa. Ja mingi hunnik asju peab ära pesema. Nii et jaa. That's how it goes. Et tundus, et praegu alustada on natuke lihtsam kui see, kui pärast kõike nii-öelda korraga on vaja tassida. Kolimise vlogid sealmaal, et esimest bunchi asju viime ära paar päeva hiljem, sest et... Paar päeva. Me pakkisime kolmapäeval ja täna on järgmise nädala teisipäev. Petra on kõik sopaseks teinud siin. Aga... A week later. Viime asjad lõpuks koju meil. Tahaks öelda, et meil on palju tegemist olnud, aga lihtsalt ilm oli kehva ja meil ei ole motivatsiooni olnud. Lahti pakking käib siia garaaži mulle. Koju tuleb meie ajutine baas. Nii palju asju. Isa vaatas ka ja kuhu me need paneme. Nii et hunnik neid tuleb maha müüa. Sadularuum on tühi. Seda uputust ma ei hakka igatsema. Muidu ikka hakkan küll igatsema, aga nüüd on vaja kõik need kastid, kõik need tünnid, kõik asjad ära tassida, need toidud siit ja siis ma kohe näitan. Siin hakkame kohe pakkima. Eks tulid mehed meile appi, nii et meil peab rituga kahekesi, aga need on kõik 20-kilosed silokotid ja meil on vaja kõik need 2 alust läks juba Perilasse. Nii et need tuleb kõik autosse tassida ja siis õnneks ei pea meie seda tegema. Igatahes, eile kolisime, me jõudsime sinna Perilasse ja seal olid võistlused ja see oli nii suur kaos, lihtsalt ei jaksanud tegeleda sellega. Nii et saime esimese klipi, kus me hakkasime algus asju pakkima, me suutsime kõik asjad auto peale korraga ära mahutada. Ja eile, mis oli enamasti minu mingid seopakid ja söödakotid meil seal. Igatahes tänan hobuste pakkimine. 2 otsa on vaja sõita. Ja siis on vsio. Siis me oleme uues kodus. Ja ei ole vsio ainult see on veel, et minu garaažis on lihtsalt see hunnik asju veel kõik, mida me ei ole läbi sorteerinud. Sellega mitte midagi neid. Ma viisin sealt 1 heinavõrgu Perilas. Täna saab natuke rohkem võib-olla, või kui meil meeles on raudselt Tupri ei lähe. Tui. Ei reaalselt. Me läheme üli positiivse mindsetiga. Kui ta läheb peale? Ta läheb peale. Jah. Sest et me oleme, mis ta on nüüd sul olnud, maissaadik. Me oleme maissaadik rääkinud, et nüüd täna hakkame uus ja järgmine nädal auto peale. Ja. Mitte kordagi pole täit. Ja. Liigumärjad, me saime Tupri, üritasime igat moodi ja siis lõpuks panime koti pähe, jalutas, no problemo, jalutas ilusti
peale, nii et järgmine kord teame, et tuleb silmad kahjuks. kinni ja ühesõnaga me saime need 2 autosse mingi 45 minutiga lõpuks. Dupri ei läinud, proovisime igat pidi, üritasime tõsta jalgu, üritasime kordega tõmmata, mees tagant lükkas kõike ja siis lõpuks Liisa sidus talle jope pähe lihtsalt silmad kinni. Lihtsalt jalutas peale. No problema. Nii et järgmine kord teame, me ostame talle eraldi peakoti, paneme selle ja autosse. See jope oli ka päris hea variant. Lukuga panime lõua alt kinni. Lõua alt kinni ja ta oli 2 kredi, seda oli kõrvadeks ja varumad. Ja ta läks jalutas ise peale võimuselt. Ei olnud üldse probleemi. No ja siis oli vaene Richard, kes lihtsalt ei saanud aru, sellepärast, et ta on alati käinud nagu kas streikus või siis autost tahapoole, et ta saab ennast ümber keerata ja ta vaeseke ei saanud aru, et ta peab sinna kitsasse vahesse nüüd ennast ümber keerama. Ja siis ta oli täielik confusionis, me lõpuks saime ta peale tõstetud. Aga ja paneme nad boksi toibuma. Ma ei tea, mis teema, selle soome keelega mul on, ma isegi ei räägi soome keelt. Lihtsalt, ma ei tea, kas te kuulete seda kriuks, aga Dupri lihtsalt elab selle seina otsas niimoodi, et ta on nagu ma näitan seda. Ta lihtsalt istub seal, oh my god. Me sõidame üliaeglaselt. Meil on reaalselt 30 kilomeetrit tunnis nagu sees. Tasakesi, vaene loomake. Pritu higistas end täis ja nüüd ta kardab külma saada, nii et ma sain oma salli ja mütsi kuivaks juba, aga mu pea on läbi märgu. Multipurpose car. Sisse ehitatud fööniga. Keegi tahab 100 000 eurot. Best investment ever made. Nii, esimesed hobused jõudsid. Ei! Ja Richard nagu ikka, aga no see läheb nagu nii Archile. Aga nüüd paneme hobused, paneme Dupri korra boksi toibuma, et ta saaks natuke üles ärgata. Ja siis lähevad juba seal taga, nende koppel nad lähevad koos nende ruunadega siis elu nautima. Ja siis lähme juba Vuntsule ja Archile järgi. Teised hobused läksid probleemivamalt autosse. Sõidame Perila poole, seal ei olnud mingit nusmerdamist, ei pidanud kellelegi kotti pähe panema. Ja siis Perilas, eks ma siis näitan, kus neil uued elukohad ja särgid-värgid on. Istume rongi taga ja nagu vajuta gaasi, rets ummik. Saad aru, me oleme siin mingi 15 minutit istunud, sest et sellised sõida! Meie oleme nüüd hobused ära kolinud. Pritu tegeleme kammupreiga, see on täiesti kohutav, seal tuli meeletu prei. Aga Archie on seal taga ja siis meie hobused on siin. Täna jäävad boksi, kuna natuke pimeda peale jääb juba Dupri, või noh, meie hobused, seal olid ka meie hobused. Dupri, Richard! Lämpi juba värkavad nüüd natuke. Ja Vuntsu, tere kallis. Minu kõige lemmikun. Öeldakse, et laps ei tohi lemmikut, last ei tohi valida, aga ta on ikka minu kalja. Mul on vaja kõige selle seest leida Archile 100-grammine õuetekk. Richardile mingi tekk, Duprile mingi tekk ja Vuntsule mingi tekk. Ja ma ei oska kuskilt alustada, kui ma nüüd täitsa aus olen. Sest et me mõtlesime Brituga mingi päev, et me sorteerime enne ära ja paneme sildid peale, aga no ilmselgelt olen ma olnud sellega laisk ja ma ei ole sellega tegelenud. Mul on aimu ka, mis on mis. Nagu zero clue. Meil on ikkagi tiimitöö siin. Tunne läheb ka pakkimisse. Tunne läheb ka kotti. Midagi natuke sai mässatud, siin tulevad need tekid ja seal on ka veel paar. Sa filmid jälle valet pidi, ma ei saa seda kuskil. Vabandust, nii pidi. No siis paned püsti pidi, küll inimesed keeravad, ongi head peaharjutused. Pearingid, särgid-värgid. Vaatasid, me oleme sita käru kaasa võtnud, aga see on riisutud pask. Voh, väga hea, nüüd me peame need veel autosse ka tassima. Kampari ja Vuntsu said kahekesi ühte koplisse. Neil on sellised pallidega jootmissüsteemid
ja Kris ütles mulle, et ma õpetaks seda, aga nad ei saa vapsi pihta. Nii et ma ei teagi nüüd, mis teha, et kas ma tassin ämbrid või midagi. Aga ma käisin hommikul Archiga sõitmas, panin Archi nüüd Koplisse, siis kordetasin kõik teised hobused ära, et nad olid öö otsa boksis, sest et eile veel ei saanud Koplisse panna. Ja siis igaks juhuks, et neil lihased ei oleks kanged, kui ma nüüd uude karja või õue panen nad ja siis nad jooksevad ja tõmbavad ära ennast, nii et ja Kammu ja Vuntsu ei ole ka kunagi koos olnud, tegelikult eelnevalt ei ole nii hästi läbi saanud, aga tundub, et praegu on nagu armastus. Tundub nagu olema, et neil on suva. Ma ei tea, mida ma selle joogiga muidugi teen, aga see on homse probleem. Ma vist tassin sinna selle ämbri ja mõtlen homme edasi, mis saab. Teate, mis on geniaalne või? Ma lasin need tekid sinna panna oma väga pikal vennal ja meil on küll siin pink. Aga kui ma nüüd ronin selle pingi peale, siis mul jääb nagu paar sentimeetrit puudu. Täpselt nii, et ma ei saa. Raisk, need on nii sinna. Oota, ma kohe saan. Never mind. Strong independent woman. Kammu ja Vunts on õue visatud. Elavad oma uues Koplis juba rahumeelselt. Richardil ja Dupriil on nüüd aeg oma karjaga kohtuda. Nemad lähevad natuke suuremasse karja, kui Kammu ja Vunts on kahekesi, siis Richard ja Dupri lähevad. Seal ootab 3 ruuna ees juba. Ja see väike sitakas, ma ei saanud talle lihtsalt seda tekki selga. Vend lihtsalt tallub ülemust ja tajub ja ronib mulle otsa praegu. Kuulge! Ja nüüd türa lähevad traavi ka veel. On tore, et see pinnas enne mudane ei olnud, sellepärast, et nüüd nad talluvad selle kõik ära. Fuck you, Richard lihtsalt tõmbas enne. Või no tegelikult Dupri on värvides. Dupri hüppas mulle otsa ja siis Richard sai lahti ja pani sinna taha kuradi põldude peale ära. Fuck you guys. Ma olen liiga vähe maganud selle jaoks. Reaalselt 2 värdjat jorssi. Tore 2 tiimi matš. Dupri ja Richard kahekesi seal ajavad mingit oma asja, ajavad kõik teised hobused närvi. Need siin rahulikult 3 uurivad ümbrust. Seltskondade kogunemine. Ja otsa ümber ja minek, olgu. Need on ikka chillid, neil on ikka vaja seal paarutada. Käskis mul rohkem filmida, nii et nüüd ma lähen viskan boksid tühjaks. Sest et hobused läksid nüüd õue elama, enam ei ole boksis. Siis viskan Archile heina õue. Siis tõmban nihhi. Ei tõmba nihhi, ma panin just tekid pesema. Ja mul on vaja... Mul on vaja veel need ämbrid ära kolistada. Ma ei saa koju veel. Ja nüüd väike fast motion edit koos mingi ägeda muusikaga, mis pritsi peale paneb minust sita viskamas. Hakkame pihta. Mis aeg meil oli? 7 minutiga. Nice. Jumala puhas. Archile ta uus koppel väga meeldib ja isegi silm vajub looja. Väga tudune on olla. Hello. Täna on 24. detsember. Kena jõululaupäeva. Jalutan Archiga. Pööratutame, või läks kõrvkikki. Okei, never mind. Seisma jäime. Sain ka esimest korda siin päris tema sõõda. Nii et so far so good. Not a care in the world. Uks läks lahti. Mul tuli korra siit pükse praegu, ma mõtlesin, et nüüd ta hüppab, aga seems like not. Aga ma korra hoian kinni. Oida. Oota, Archi, mitte praegu. Elisa tõi Richardi ära. Vist, ei olnud, never mind. See oli keegi teine. Ma pisikese oranži hobusega. Mõtlesin, et see Elisa lihtsalt just tõi seljas hoopis ära, aga nope. Aga me ei hirmutanud selle peale. Which is very nice. Ja küll, märasutan edasi. Oi, tervist koolekene. Tšau. Tšau.
väga rõve, mul käis nii keeleke käis mu suust läbi ja väga rõve. Kas see on ka nagu mingi incest? Sest et ta on põhimõtteliselt mu laps ja ma panin temaga keelekat praegu. No see oli kogemata. Nojah, aga no ikkagi.